Caesari salat. Aga sinna Caesari juurde läheb veel midagi või? Või ainult... Buffalo-kana. Ja selle jätamegi sulle. Kuna see on põhiline, siis läheb seda ohtralt. Natukene musta pipar, tšilli pipar ja sibulapulber. Natukene magusat alatooni. Suhkur. Julge ise panna. Ja pane. Väga hea. Lisakikk oleks siia kindlasti juurde vaja. Purksi juures sa kasutasid seda ühte pastat. Chipotle pasta. Hästi natukene seda... Aga ma olen nõus. Ta ei ole veel nii tugev. Panen kanakintsuliha marineeruma ja pigem nüüd meil on vaja seda marineerumist kiirendada. Meil on vaja temperatuuri soojemat. Lähme siis samal ajal Caesari salati kastme juurde. Kui on juba hea majonees olemas, milleks siis teha ise, kui saame kasutada seda? Mina ise paneksin siia sidrunimahla ka. Ja vaatame, kuidas mul tuli. Võib-olla musta pipart natukene, aga samas ära sa mind usalda. Ma proovisin just marinaadi. Ma tahan sulle näidata ilusaid tomateid, kui palju värvilisi tomateid. Ma leidsin kauplusest vähemalt 6-7 erinevat tomatit ja ma arvan, et see muudab selle Caesari salati rikkalikuks, värvikaks ja selliseks suviseks. Kiidan heaks. Siin on nüüd näha, et on marinaadi piisavalt, see kana on mõnus punane. Daniel oli koonerdanud marinaadiga. Millise panni peal sina eile tegid kana? Kas umbes sellise panni peal või? Näita. Vähe suitsusem tulemus peaks tulema ja ehtsam Ameerikale lähemale. Kuule, mega! Grillimise puhul on hästi oluline tunnetus. Kas liha on valmis, saab katsudes tunnetada. Kui ta vetrub kergelt sültelt vastu, siis on liha veel toores. Kui ta on siuke kindel, mõnus, tunned, et siuke natukene võib-olla kummine, siis ta on valmis. Mul on tegelikult üks kelmikas ja tegelikult päris ketserlik plaan. Ma ei tahaks saia krutoonia ka kasutada. Jah. Meil on nüüd selline krutoon, mis sa sellest arvad, sellised pisikesed. Kas tunned ära, mis see on või? Ta näita kookoselbed või? Ei. Mingid laastud mandlilaastud või? Ei. Ei ole. Tegemist on hobuse toiduga, hobuse maius. Täistera kaerahelvestega. Me röstime tegelikult kaerahelbed ja püüame sellega anda sinna salatisse tekstuurset osa. Kõigepealt ei lisa üldse rasvainet, vaid vokime ja kõige lõpus natukene võid. Siis see või tõmbab sinna kaerahelbe sisse ja siis ta läheb mõnusalt krõbedamaks. Paneme juustu, siis meie krutoonid. Ei taha kekutada, aga vaadake. Voksti, vaadake kui ilus see on. Tšigi-tšigi-tšiksti. Kanaga valmis. Laseme minutikese puhata, et mahlade liikumine jääks kinni. Näe, kui mahlane see kana on. Ja selline meie pearoog võikski välja näha.